Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, tervitan teid kõiki uue päeva puhul soojalt, austusega ja armastusega. Ele, kas sa saaksid Bonjuku kohe korraks näidata? Bonjuk, kas sa tahad õue minna, Bonjuk? Eile ma lasin nad korraks välja. Nad jalutasid ja jalutasid, see polnud üldse tavaline. Ja nad võtsid ka Faisali endaga kaasa. Kõik koos. Faisal seisab ka nende eesotsas. Täna ma lasen selle jälle lahti. Me tegime talus mõned muudatused, ma näitan seda. Mul on teile ka väga hea uudis. Meie tütar Noora tõi ilmale pojad. Tänu Jumalale meil sündisid terved ja armsad kutsikad. Neid näitan teile ka. Täna tuleb väga sisukas video. Mul on teile üks palve. Ärge tehke mulle enne seda pettumust. Tehke üks hea tegu, palun. Kui toetate mind, siis palun pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mind väga õnnelikuks. Võtame üles. Vaata mu lõvisid. Kas Testan võidab? Sellele tüdrukule pole ma veel nime pannud, sõbrad. Selles videos otsustan tema nime. Selles videos, kus mu tütar on, mu kaunitar, tõeline lõvikutsikas. Tuleviku legend, tule siia, tule siia, tule siia. Ma annaks su eest kõik, ausõna. Mašallah, mu tütrele, mašallah, mu kaunile. Tulge nüüd siia. Lase need Bonjukid nüüd lahti. Bonjuk, tule siia, poiss. Las Bonjukid natuke ringi jalutavad. Testan ära siia, tule. Tule, Bonjuk. Tule, boss. Tule. Boss, tule juba. See koht on sinu. Tule, poiss. Bonjuk näitas kohe oma autoriteeti. Head tööd. Tulge siia, tule. Tule. Alustame täna jälle karjas olemisega. Kas väljas on mõni koer, kes neile kallale võiks minna? Ei ole, vanaisa. Sa tead ju, et maailmas on ainult üks. Oota, vanaisa. Ma olen uudishimulik Testani suhtes. Ma lasin Testani esimest korda kitsedega koos välja. Kas ta ütleb midagi? Vanaisa, maailma ainus Dobermann lambakoer. Testan, mu ilus poeg. Sa seisad seal rohu sees nii karismaatiliselt. Mu lõvi. Mu karismaatiline poiss, ma annaksin su eest kõik. Nagu tead, olen nüüd ka kitsed iga päev karjamaale lasknud. Vend kõikjal on rohi. Need. Testan tuli nüüd, oota üks hetk. Testan, oota üks hetk. Sa oled ikkaks tõbrassa. Kas ma ei ole sul öelnud, et mängi korralikult? Mašallah, poisist on ikka suur mees saanud see väänik. Ma annaksin su eest kõik, aga tule, Testan, baba, paneme su kinni. Nüüd hakkad sa jälle ulakust tegema. Sa hakkad ka teisi koeri üles ässitama. Sul on halb tuju, oota. Oota, poiss, oota, üks hetk, Testan. Ta vihastab, sest ma panin mehe kinni. Vaata, ta tahab mind tükkideks rebida. Hull. Tule siia, Bonjuklar. Kas ma peaksin pusat paava ka nende juurde laskma? Kas pusatil on mõni koer, kellega kakelda? Vaatame korra. Ei ole. Pusat, tule. Mine edasi, poeg. Ma teen pusatist nüüd karjakoera. Pusat, minu lõvi. Mašallah teile. Mida ma ütlesin, vend? Sööda hinnad on lakke tõusnud, lendasid minema. Mašallah, neil ei püsi sööd ka ees. Ära vaata, et nad kaalus juurde ei võta. Söövad hästi. Need on piimakitsed, seetõttu on natuke väiksemad, saaneni kitsed. Bonjuk baba, sa sobid ka õue hästi, minu lõvi. Nüüd on nad iga päev hommikust õhtuni lahti. Bonjuk, kuidas läheb, kuningas? Oota Natasja, kohe hakkad kadestama, kohe peaasi, et ma neid ei armastaks. Oota, ei, käitu korralikult, ei Natasja. Oota, Bonjuk, löö sellele tedele sarvega, löö poiss, et see tede natuke mõistust saaks, löö talle üks. Ära halast, ära vaata tema pisaraid, Bonjuk. Ulakas tede, kas panen su kinni? Nüüd on nii, nüüd on tede lõpp käes, Natasja lõpp käes. Nemad, vaata Bonjuki, issand, küll sa oled vägev. Löö Bonjuk. Kits versus koerad, kas näed? Kui Bonjuki kõrval oleks veel 2-3 visast, teeksid nad need koerad tõesti maatasa, ausalt. Hei, Natasja aitab nüüd, andsin teile liiga palju tähelepanu, muutusite ülemeelikuks. Jätke nüüd rahule. Nad saavad minut julgustust, muidu nad ei ütleks midagi, ära pane tähele. Las meie kitsed lähevad mööda, olgu, noored, rahu. Need, kes puuris olid, läksid neid nähes ka hulluks. Teate ju, vend, meil oli vaja ruumi, et teded kinni panna. Eile me tegime need ära, Skyle tegime sinna väga ilusa ukse. Need, kes jälgivad mind Instagramis, teavad. Minu Instagrami aadress on teifundemirtsi.tv. Jälgige sealt, jagame seal, kui midagi teeme.
konteineritega on ka töö peaaegu valmis, köögi ja muu sellise lasime ära teha. meie töö seal jätkub veel kuu lõpuni. Viimasel ajal olen palju remondiga tegelenud, seetõttu olen videod natuke unarusse jätnud. Andke andeks, jätkame täiskiirusel, vend, täiskiirusel. Las ma lõpetan kõik oma tööd selle kuu lõpuks ära, siis täiskiirusel. Nüüd las Bonjouklar tulevad siia karjamaale sööma. Roki, kas ma teen sinust ka karjakoera, Roki? Roki viisin eile poodi, ta sõitis korvis ringi, poes oli ta väga naljakas, te oleksite pidanud nägema. Printsess, kuidas kutsikatel läheb, kallis? Mašallah, ilm on juba mitu päeva ilus olnud. Vaata, näita sealt seda varikatust korraks. Varikatus näeb eespoolt tõesti väga ilus välja, sõbrad. Kui me siit vaatame, siis kui me selle koha valmis saame, saab sellest legendaarne vaade. Isabel proua on praegu konteineris, tõin ka Isabeli kaasa, ütlesin talle, et jaluta natuke ringi, muidu ründab ta videoskitsi ja teisi loomi. Ma panen ta enne kinni, praegu on ta seal. Kui me kõik detailid valmis saame, siis näeb see koht, kui jumal lubab, väga ilus välja. Aeda tõin ka ühe uue karu, võta temast ka pilti, ta magab paviljonis. Pesi, kui õnnestub, kasvatame ka ohvriloomaks. Sellest ajast, kui ta tuli, on ta korralikult kosunud. Ohvriks annab ta head liha, kui jumal lubab, tema ka seal magab. Tule. Uksed tegime ka niimoodi, tahtsime uut puuri teha, aga ütlesime, et vend, uut puuri pole vaja. Teeme teistmoodi. Ma ütlesin, kasutame sahvreid ära, nüüd hakkame ka seal koristama ja korda tegema. Vaata, näita seda kohta siin. Te teate, et siin oli keskmine uks katki, eile tegime siia sellise ukse, värvisime selle ka mustaks, jäi väga ilus, vend. Meie esimene tuba on selline. Näiteks, kui ma tahan Natašat kinni panna, siis vend, ma panen nad otse siit sisse. Ja kuna kõik on betoonist, siis nad ei saa siit põgeneda. Me tegime selle koha väga ilusaks, uks tuli ka, väga hea. Tule näitame ka seespoolt, muide uks pole veel valmis, me lihtsalt panime selle paika, täna keevitame need kinni. Sees on praegu väga räpane, siia viskasime igasugust kola, prügi ja mida iganes. Koerad püüdsid siin eile päris palju rotte, isegi üks rott on seal, vaata. Üks rott on seal. Ausalt öeldes, vend, sees on täielik roti invasioon, kõik kohad on rotte täis. Koerad puhastasid eile selle koha kenasti ära, vabastasid selle rottidest. Täna koristame ka selle koha ära. Vaata, ma toon nüüd näite, oota, ma näen korraks välja. Kõige suurem probleem ongi Dede, Aziie, Nataša. Vaata, paneme nad nüüd kinni, uksel pole lukku, selle koha töö pole veel valmis, täna teeme selle ka ära. Dede, tule siit välja, vaata, jookse poiss, näita mulle, passa. Alla tegime paneelaiaga, peale panime võrgu, alumise osa tegime tugevamaks, et nad sealt läbi ei pääseks, loodetavasti nad ei põgene siit. Täna paneme luku ette ja proovime ära. Noh, mis siis juhtus? Kas ma lasin Faisali lahti, kas ma lasin kitsed lahti, kas ma lasen mõne teise koera lahti, ma lasen nad kõik kolm siia. Niikuinii on mulle kõige rohkem peavalu teinud Nataša, Dede, Aziie. Edaspiidi lahendasime selle koha täielikult ära, nad jäävad siia, vend. Kuidas teie arvates uks välja tuli? Ma ootan 10-pallisel skaalal hinnet, mulle tõesti väga meeldis. Sky uks sai ka selline, vaata. Te teate, Sky oli siin väljas kinni seotud. Sky, baaba, tule poeg. Tule, las rahvas näeb su kasvu ja suurust, tule. Sky ei taha välja tulla. Sellest ajast peale, kui me Sky sisse panime, on ta tuju väga halb, tal on väga igav, sõbrad, ta on morn, aga Sky koht sai väga ilus. Te teate, Sky rebis ukse alumist ossa lahti, me kruvisime siia alla sellise paksu pleki, et ta seda igalt poolt ära ei lõhuks ja peale tegime sellise paneelaiaga. Jah, Natašad juba põgenesid, sest ukse peal pole lukku. Poeg, kui ma täna selle luku valmis teen, siis nad enam põgeneda ei saa. Siin on paneelaed. All plekk, paneelaia kruvisime igalt poolt kinni, sellest sai selline tugev ja korralik asi. Miks ma tahtsin Skyt tuppa panna? Nüüd, kui vanaisa siit mööda läheb, siis ta ründab jumal hoid, kui äkki hakkavad kaklema või midagi sellist. Esimesena tegime Skyle selle puuri, kus Medusa oli, seal ta üritas võrku lõhkuda, sõbrad, aga uues kohas ta nii ei tee. Mašallah, siin sai ilus, uks on ka väga ilus. Sky baba, uus koht on nüüdsest siin. Sky, kas me võime sulle külla tulla, poeg? Aga tundub, et Sky on sellest ajast peale, kui ma ta siia panin, natuke kurvameelne. Hea küll, Sky. Ma näen, et su tuju on natuke halb, poeg, aga vaata, me tegime sulle eraldi toa. Istanbulis maksavad inimesed sellise koha eest 10 000 liiri üüri, poeg. Kui see pole tõsi, öelge mulle, aga ma näen seda ise.
nüüd elab Skypaba mõnusas kohas, ainult sees tuleks natuke koristada ja kõik on korras. siin pole tööd lõppenud, aga need saavad valmis. pärast seda paigaldame täna ka need kohad siin ära, keevitame kokku, kallis vend. Meduusade koht sai ka väga ilus, Meduusa ei saa siit enam õnneks põgeneda. tema lõhub ka seda onni, ajab mind hulluks. see on, kus ta elab, ajas mind hulluks, Meduusa. mõnikord ta lausa võõrandab mind elust, tahan temastki lahti saada. aga vaatame, kui keegi hea inimene tuleb, annan Meduusa ära. Escobari juures pole meil ka mingit probleemi, uued puurid tulid hästi välja, aga lisaks teeme veel ühte asja, vend. pusad, ära sega end liiga palju marasi asjasse. nüüd tahan ma aeda lasta ka Carlost, Hectorit ja teisi. selleks ei tohi õues olla ühtegi seotud isast koera. Apollo, Maras ja Ares on õues seotud. Need 3 peame lahti laskma, neile korraldame ka eraldi koha, et meil poleks probleeme, sest kui nad on kinni seotud ja oletame, et ma lasen Hectori lahti, siis ta võib minna ja proovida seotud koera rünnata. täpselt nagu me hoidsime Escobari, Sky'd ja teisi, teeme neilegi samamoodi eraldi koha. Beebid, mida teete, mu kallid? Teie koht sai väga ilus, kas te jalutate nüüd suures kohas ringi? Need on ka maashallah hästi kasvanud. Minu beebid, maashallah teile. Kus mu motišid-totišid on? Minu lövid. Vaata, Tede, ära puutu, ponžukid, käitu korralikult. Tede, tule siia, tule! Tule! Ära puutu kitsi, lase neid rahulikult karjamaal olla. Seisa korralikult. Tõesti, tavaliselt nad nii ei tee, aga nüüd, kui ma siin nende juures olen, lähevad see Tede ja Natasha hoogu täis. Las nad nüüd käivadki niimoodi vabalt ringi, las naudivad päeva, noh. Roki, ära sina ka neid sega, ulakas. Loomad söövad rahulikult rohtu, ma ei käi nende juures ringi. Need lähevad elevile. Paneme sinna ka luku peale, kui need ka kinni paneme, siis kitsed ja teised loomad, Faisal saab palju rahulikumalt ringi käia. Pusat. Kas Pusatil ei olnud kaelarihma kaelas? Pusat, tule siia. Tule poiss, tule. Karjekur Pusat. Aslan Pusat, käi nende ümber ringi, poiss. Minu kena poeg, mašallah, on hästi kasvanud. Vaata, vanaisa. Vanaisa, tule siia. Vanaisa, mine edasi. Vanaisa, tule. Tule. Ära tee ulakust, ole nüüd korralikult. Tule siia. Nüüd on kord Noora poegade käes. Tule, Kökan, lähme vaatame sinna. Noorad ma pole kunagi oma kohalt liigutanud ega teda seganud. Miks? Seal on nüüd põrand mullane. Noh, me oleme seda varemgi kogenud, paneme nad sünnitustuppa ja ikka juhtub, et poegi jääb lömmi ja juhtub muudki. Kuna seal on keraamilised plaadid, on sünnitustuba ka väga külm. Seal on külm, kogu aeg peab ahju kütma, seda on vaja, teist on vaja, ma ei puutunud üldse tema kohta. Koht, kus ta on, ongi nagu poegimiskast. Mis sa arvad, mitu poega meil kokku on, Kökan? Kas keegi oskab ära arvata? Keegi ikka arvab ära. Siis teeme nii, et sellele, kes ära arvab, on meil üks kingitus. Kui sa kavatsed ühe kutsika kinkida, siis ütle mina selle numbri ära. Seda mõtleme hiljem, praegu kirjutab Kökan selle võltskontodest. Tema asi. Vaatame, kes ära arvab, ootan kommentaaridesse teie pakkumisi. Hommikul kontrollisin, sest ma lugesin need ükshaaval üle. Me ei tea, mitu isast ja mitu emast on. Mõtlesime, et ei puutu neid kõik eraldi. Siis ma ütlen, kokku on meil 8 poega. Ära valeta, vend. Mitu siis? Sul on 7 poega. 7. Kuhu üks läks? Üks on ju minu oma. Üks on Kökan oma. Ütleme, et kokku on 7, ma ei tea, mitu isast ja mitu emast, aga meie pojad on tõesti väga ilusad. Vaata, see on Noora proua esimene poegimine. Tavaliselt on sellistel koertel esimese poegimise ajal palju raskusi. Nad võivad poegi laiaks litsuda, tappa, ära süüa või nende eest mitte hoolitseda. Aga Noora on selles mõttes tõesti väga tubli koer, sõbrad. Kökan, mine sina tuppa. Olga! Üks tükk. Anna mulle üks selline nagu Noraal on. Kas on korras? Need, mis on samasugused nagu Nooral? Üks tükk. Üks tükk, ärme näita liiga palju. Siis ma annan sulle enda oma. Üks tükk, juba eile. Ta sünnitas eile. Täna on teine päev, meie pojad on tänu Jumalale terved, aga sõbrad. Nägin ja olin väga elevil. Ma ei puutunud üldse tema pesa. Mõtlesin, et ei hakka midagi rikkuma. Las ta vaatab siin rahulikult oma poegi. Meie katsume liiga palju, tegeleme liiga palju, et nad elus püsiksid, aga siis tekib rohkem probleeme. Kõige parem on jätta nad oma ette. Jätsime nad oma ette, tänu Jumalale nad on tervena. Meie pojad arenevad, nüüd hoolitseb ta nende eest.
loodetavasti suudame need kõik elus hoida. Kökhan, oota, ära lase tal vaamerat näha, anna see mulle, anna. Anna mulle, anna. kas sul on raha, vend? Anna. me ei anna tasuta. Tule vaata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Peatu, kas oleme valmis, sõbrad? Peatu, dede. Dede vaatab tagantpoole poega. Mul on teile palve. Ärge jätke ühtegi maashallahi ütlemata. Palun öelge maashallah. Hakkame siis pihta. Bismillahirrahmanirrahim. Vaata seda nüüd. Vaatame kõigepealt, kas on poiss või tüdruk. Mu tüdruk. Maashallah sulle, vaata. Oled täpselt oma ema moodi. Meil on nüüd terve ja tugev lapselaps. Palju õnne meile. Loodetavasti annab Jumal talle pika ja terve elu. Ema hoolitseb tema eest hästi ja pöörab talle tähelepanu. Maashallah. Oled varemgi küsinud, huvitav, kas keegi on suutnud arvu ära arvata? Täpselt minu arvamus. Ma ütlesin, et ta sünnitab 8–10 last. Tänu Jumalale saime 8 kutsikat, sõbrad. Kõik on sellised, on ka erinevad värvisendeid. kui me esimest korda tulime, oli 4 tükki, sest ta oli just poegima hakanud. pärast seda sai neid 6. pärast seda oli õhtusel kontrollil 7. täna hommikul kontrollides oli neid 8. Jah, ta ei sünnitanud neid kõiki korraga. Sõbrad, koertel võib keskmine poegimine kesta peaaegu 2 päeva. Aga meil on kokku maashallah 8 kutsikat. Palun ärge unustage maashallah öelda. See on ka meie ilus tüdruk. Kökhan, võta see ja pane ta sinna, et me teda emast liiga kauaks eemal ei hoiaks. ava see uks. Tule! ava see, vend. Tule siia. ta on sisse tulnud. Ema, kas Noora läks nurka, eks? täpselt, Noola on nurgas. Hästi, ta on täpselt oma kohale läinud. Jätka. Seal sees ongi nagu poegimiskast. Tänu Jumalale, poegadega pole mingit muljumist ega midagi juhtunud, sõbrad. me kontrollime ju, vend. Me kontrollime pidevalt, loodetavasti ei juhtu ka midagi. Kas sa tead, kuidas praegu on? Need rottweilerid ja Cane Corsod, neid on sageli kalduvus oma kutsikaid ära litsuda. Neil on palju kutsikate kaotusi. Sa pead neid pidevalt jälgima. Meil ei ole ka alati võimalust pidevalt jälgida. Aga ema hoolitseb ka hästi. Näiteks Noora, kuigi tal on esimene poegimine, on ta emana väga tubli. Ta võttis kutsikad omaks ja hoolitseb nende eest suurepäraselt. Eks? minu oma on just see. Olgu, ära näita praegu poeg, me oleme videos, vaatame seda hiljem. Sina paned on isale. seda ütlema selgelt ja otse välja. Olgu, pane alla, pane ta alla. vaata, kullake, see on ilmne. Ära vali veel. Jumal. ma olen juba valinud. Kui Jumal lubab, las ta kõigepealt elab, siis on kõik muu lihtne, vend. isegi kui ta jääb üksi, on see kutsikas minu oma. Mida sa mõtled? täpselt. ärgu juhtugu nii nagu Leoga, vend. Sellist maailma pole olemas, kas sa tuleksid sealt ära? see ei puutu minusse. Ta ütleb, et kui midagi alles jääb, siis see kuulub talle. ma viin Noora ära, vaata. Veel midagi. Nüüd teate, et mina ja Noora tõmbasime Hektori kaasa, sõbrad. Hektor on väga suur koer. Noora on ka emane, kuid siiski üsna suur koer. Meie aia suurim emane Cane Corso. Tal on isegi tõutunnistus ja ta vastab standarditele. Nii Hektoril kui Nooral on tõutunnistus. Mõlemad on väga kvaliteetsed koerad. Kui Jumal annab, siis kui kutsikad suureks kasvavad, saavad neistki suured ja ilusad koerad, vend. Loodetavasti suudame nad üles kasvatada, sõbrad. Tulge, vaatame seda meest korra. Kas me ei võiks teda videos mitte näidata? Oodake korraks, oota poeg. Tere päevast. Kuidas läheb lõvikutsikas? Kas sa lasid bonžugit lahti, Faisal? Jookse ja mängi nendega ka, Faisal. Nüüd, sõbrad, kui kõik läheb plaanipäraselt, saab täna ka selle koha uks valmis. Me teeme ka selle ukse valmis. Kas ma viin Rokit koos Faisaliga jalutama? Roki, tule, Roki. Roki, ma panen su peale Faisali. Roki. Kas ma viin sind jalutama koos Faisaliga, Roki? Kas sa tahad jalutama minna? Ulakas, vana ei saa, ole korralik. Ära aja mind hulluks, kurat. Ulakas, tule, lähme korraks välja. Näe, selle koha ukse paneme täna siia paika. Ostame ka spetsiaalse plekilehe, kas need baklaava mustriga plekid või mis iganes seal vaja on. Selle koha ukse lõpetame ka täna ära, siis kohe siia edasi. Tasaja targu, on nüüd haisun baba. Ilus poeg, kas ma lasen sind ka lahti? Lasen lahti ja siis ründad kitsi, hulluke. Nüüd tulge siia, vennad. Hakkame vaikselt seda kohta korda seadma, sõbrad. Teeme selle koha korralikult puhtaks, et see näeks korralik välja. Lõpuks värvime selle sinise värviga ka seespoolt üle, et kõik oleks puhas. Sky-koh pole ka veel valmis. Meil on veel aega. Esmalt on siin prioriteediks koristamine. Kökhan, võtame nüüd siit kõik kola välja. Kas on korras? Teeme selle koha korda. mida me eemaldame? Tegelikult tead, see koht sobiks täpselt Faisalile. Faisal, alati? ei, Kus see ei mahu?
ta ju ei hakka sees jooksma, kui vihma sajab. Siis tuleb sisse. Tule välja, Dede. Dede, tule välja, hoia, tule välja, vaatame. Tule ukse eest ära. Võtame selle padi siit välja, sõbrad. Siis korjame need lõpuks kokku. Meil on veel palju asju, mida vaja läheb. Seest võib hiir välja tulla. Neid on igal pool. On ju. Tule välja, vaatame. Siin sees on hiired kõik kohad täis teinud. Siit saab head materjali. See on juba koristatud seis, siin oli varem veel hullem, sõbrad. Kõik võimalikud praht ja prügi olid siin koos. Üks sats. Kõigepealt viskame need välja. Vaatame, kas saame hiire kinnipüüdmise videole. Nad leiavad need nüüd siit ülesse. See on Dede, Natasha, Asie. Kõik kolm on hiirekütid. Hoia seda korraks. Ainult seda trelli, pudelit. Poeg, hoia seda sirgelt. Miks sa seda viltu hoiad? Tegelikult hoiad sina seda viltu. Mine välja, Dede. Dede, mine välja, Dede. Logas, Dede, mine välja. Poeg, korjame need hiljem kokku. Esmalt teeme selle ruumi tühjaks. Need sorteerime kõige lõpus, kui vaja. Vanaisa, välja. Vanaisa, välja, vanaisa. Mine välja. Jookse sealt minema. Dede, tule välja. Viska see välja. Poeg, miks sa nüüd selle labida võtsid? Noh, et alt poolt tõsta, vend. Kui sealt mõni madu välja tuleb, siis on jama majas. Dede, tule välja, Dede, tule välja. Tule välja, poeg. Tule välja, poeg, tule välja. Tulge välja, tulge välja, tulge välja, tulge. Jookse sealt minema. Vaata, mu ilus nuga on ka siin, näed sa? Näed sa, vaata seda siin. Ja, et me sisse tulime ja selle leitsime. Hea otsu. Temaga pole enam midagi peale hakata. Miks? Mida sa temaga peale hakkad? Ma nutin su ära. Kõik farmi rämps on siin koos. Viska see otse siia sisse. Peatu, Natasha. Puhastamine võtab päris kaua aega. Meil on veel vähemalt tunniajane töö ees. Nurgad on ka ju olemas.
sõbrad, praegu tuba. Tänu jumalale saime toa peaaegu täiesti puhtaks, ainult natuke pudi-padi jäi veel. Siit tuli umbes 6-7 kärutäit prügi välja. Päris palju prügi tuli. Nagu näete, praegu on põrand nii puhas, et mitte ainult koer ei saaks siin elada, vaid kui seinad ära värvida, saaks inimene ka elada. Kõik on väga puhas. Tegelikult tahtsin ma siin värvida ka, aga mõtlesin, mis kasu sellest praegu oleks. Ainult need asjad on veel jäänud. Need viskame ära. Näeb ilus välja. Aga näeb küll ilus välja, aga kui need asjad siia pannakse, viskame need ju siia sisse. Kui ma nüüd värvin, raiskan lihtsalt värvi, ma parem ei värvi seda kohta üldse. Pole üldse vaja värvida. Anna mulle see labidas. Viskame need ülejäänud ka sisse. Pane täis. Praegu on aga täiesti puhas. Hiiri ega midagi ei tulnud välja. Kõik on ära jooksnud. Kui ma neid nägin, mis see on? See oli laud. Väljas on veel igasugust kraami. Need sorteerime ka ära koos prügi ja muu sellisega. Oota, vaatame, Natasha, jookse. Tundub, et sulle meeldib siin väga, tüdruk. Oota nüüd. Vend, ka seespool. Välja tuli ka hunnik asju, mida läheb vaja. Trell, spiraal, mis iganes pähe tuleb, need oleme kunagi siia ära pannud. Pärast seda. Tule siia. Pärast seda on kõik ainult prügi olnud. Nüüd tegime sahvri üheks kõrvalruumiks. Üks kõrvalruum. Vajalikud asjad paneme nüüd sinna. Selle annan ka kõrdele. Tegelikult sai sellest väga ilus tuba. Või kasutaksime seda hoopis milleski muuks. Mis me sellega teeks? Mulle meeldib see tuba väga, Kükan. See on puhas. Tee, mis tahad, see ei huvita mind. Kui ta puhtaks sai, hakkas ta inimese moodi välja nägema. Tee, mis tahad, kui tahad, viska sisse voodi ja maga seal, see ei huvita mind. Ja. Ma tegin siin puhtaks, ukse teen ka valmis. Minu jaoks on selle koha töö tehtud. Ja. Kas see on õige? Ei, ma küsin lihtsalt arvamust, sa oled ju inimene. Ei, vend, ära küsi minult arvamust. Sinu mõistus on minu omast üle. See on üks... Sa nüüd küsisid arvamust. Ta ajab mingit imelikku jonni. Ei, vend, see ei ole vinka. Mis vimkat sa viskad? Kuule, ma ütlen sulle, tule siia. Sa ei ole rahul, vend. Oleksid siis mingi idee välja pakkunud, mis see olla võiks? Ei, ma ei paku midagi välja. Sa ei ole ju niikuinii rahul. Ma löön kohe pea vastu seina ära. Löö. Ausalt, ma löön pea vastu seina, sõbrad. Tõesti, ausalt. Viga on minus, Purak. Miks ma üldse nii ütlen? Et mida me siis teeme? Püsivaatajatest, nemad ütlevad sulle midagi. Noh, mida teie arvate, mida me siin teeme? Kas ma panen Natashad siia, sõbrad? Tegelikult siia, tead küll. Me võime siia ka Apollo Maraasi panna, aga jälle on vaja kohta, kuhu teded ära peita. Apollo Maraas siit elusalt ei pääse. Nad lasevad tavaliselt kõik kohad õhku. Aga siit nad ka põgeneda ei saa. Ma ei tea, vend, me peame selle koha üle hästi järele mõtlema, sõbrad. Mis te arvate? Mida peaksime tegema? Leidke mulle siia üks hea idee, vend. Sest selle koha pärast. Oh, tede. Ma hindan seda vastavalt sellele. Pühkige see ära ja koristage siin. Kui ma siin selle suure mustuse ära koristasin, tekkis siia suur vaba koht, vend. See on nagu päris kodu. Tõesti näeb välja nagu kodu. Päris suur. Dede. Varsti panen teid siia kinni, dede. Faisal läks just välja. Kitsekeste juurde. Need häbematud deded ajavad teda jälle taga. Pea kinni, tõmba labidat, las ma korjan selle kokku. Siin on idus. Siin võta see konks sealt. Kas teadsid, milline see labida ots on saanud? On olemas sellised esteetilise ninaga labidad, vaata niimoodi. Võta see konks sealt. Kui me siin konksu näeme, siis läheb meil konksu vaja. Jõudu tööle. Kui välja tuleb, siis on temagi meister. Sina saad selle välja. Astuge kõrvale, noored. See sai täiesti puhtaks. Need sorteerin ma ka kohe ära. Puhas ja must. Siin läks ka päris räpaseks, sõbrad. Praegu on kõik hästi. Täna paneme siia ka luku külge. Kui luku valmis saab, siis teeme maja ukse ka ära. Maja ust näitan teile juba järgmises videos.
Bonjour, tere tulemast, poiss. Mida sa teed, Ulakas. Vanaisa, tule siia. Asie. Bonjour viastas jälle, ta lööb. Bonjour läks hulluks. Bonjour läks hulluks. Olgu, poeg, jätke nad rahule. Vanaisa, tule siia. Ei, vend, ei, kõige parem on need siia kinni panna. Las loomad jalutavad rahulikult ringi. Tavaliselt nad nii ei tee, aga nad nägid mind ja hakkasid lollitama. Nad ei hammusta, vaid ärritavad teisi loomi. Olgu, jätkame nüüd töödega sealt, kus pooleli jäime. See tuba sai ka selliseks, nagu näete, sõbrad. Nagu ma ütlesin, ootan teie arvamusi, kas paneme teede siia, kas kasutame seda mõnel muul eesmärgil. Kui kirjutate kommentaaridesse, mõtlen ja otsustan. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Olge terved. Olge terved, mu sõbrad!